Ülle Madise ise ei ole mitte midagi konkreetset öelnud. Ja kui nüüd Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus kokku Riigikogu vanematekogu ehk Riigikogu juhatuse ja iga Riigikogu erakonna esindaja ühise koosoleku, sai ta täna Ülle Madiselt sellise vastuse. Rääkisin Ülle Madisega täna hommikul ja arutasime siis ka eelseisvat presidendivalimisi ja ütlesi ka tema võimalikku kandideerimist ja Ülle Madise ütles mulle sõna-sõnalt nii, et kui leeride üleselt tekib võimalus presidendivalimistel Riigikogus ära valida, siis tema on väga tõsiselt valmis sellist võimalust kaaluma. Ülle Madise presidendiks valimist toetavad Reformierakond, Eesti 200. Täna otsustas sotsiaaldemokraatide fraktsioon, et nemadki toetavad Ülle Madist. Kui te näiteks Keskerakonna jaoks ei ole Ülle Madise üldse kandidaat, kelle kohta saaks Keskerakond midagi arvata? Keskerakond saab toetada kedagi, kes on kandidaat. Nii kaua, kui inimene ise ei ole öelnud, et ta on valmis kandideerima, nii kaua meie jaoks inimene ei ole kandidaat. Seda enam, et me ikkagi lähtume, et toimuvad presidendi valimised, mitte määramine. Ei ole nii, et keegi otsustab, et kõik erakonnad peavad lubama toetust ja siis keegi tuleb välja ja ütleb, et ta siis on valmis. Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnul hakkab selline Ülle Madise surumine meenutama presidendi määramist. Nemad tahaksid kuulata ja arutada kõikide kandidaatide üle. Kindlasti on oluline ükskõik millise kandidaadi puhul kuulata ära ka tema nägemus, et mis on see missioon, mis on see sõnum, mis on see käsitlus praegu tänasest Eesti ühiskonnast ja sellest, et mis on meie potentsiaal, energia, mis inspireerib ühiskonda, kuidas me seda saavutame. Et see on väga oluline, et see ongi tegelikult, ühiskond ongi usaldus, meie koosolemise tunne ja presidendil siin liitjana on väga tähtis roll. Ja ma arvan, et seda seada miinimumiks arutelu formaadis, ma arvan, et ei ole teisiti võimalik kvaliteetselt, tõsiselt käsitleda seda protsessi. Kuna Ülle Madis on põhiseadusliku institutsiooni juht, ei saa ta olla kandidaat, kes otsib erakondade toetust, vaid tema juurde tuleb minna konkreetse pakkumisega. See selgitab ka Ülle Madise senise umbmäärasuse. Kuid kas vanematekogu kohtumisest saabki siis lihtsalt presidendi määramise koosolek? Ta on väga pädev jurist, ta on väga hea inimeste tundja ja kindlasti ta on ka väga avatud meelega, nii et ma usun, et kõik need omadused on juba sellised, et mis kinnitavad seda, et Ülle Madisega on võimalik edasi liikuda nendesse ametlikesse kuulamisvoorudesse, mis leiavad aset juba siis, kui Ülle Madisest võib saada ametlik presidendikandidaat. Kuidas sooviks siis opositsioon presidenti valida? Tegelikult meil kohtumised on juba toimunud. Me ei teinud sellest eraldi kampaaniat, aga ülevaade meil on olemas, inimestega on räägitud. Ehk siis tegelikult ei ole väga palju aega jäänud. Ma arvan, oleks adekvaatne, et 2 nädala jooksul kõik erakonnad tuleksid välja enda valikuga. Ja siis toimuksid ka päris kandidaadide debatid, aga siis ka valimisel. Vanematekogu formaadis tulebki arutada, mis on siis ühisosa võimalike kandidaatidega, kuidas tuvastada inimeste tahet, eks ole, ja kuulata nende seisukohti. Et me liiga nagu püütakse nurga taha pugeda kõigis asjades ja kuidagi nii liiga kavaldada ja ma kutsun üles avatult normaalselt seda asja arutama. See ei ole midagi räpast, me tegeleme Eesti riigipea otsimisega. See võiks olla ka kuidagi ka see protsessi loogika võiks olla veidikenegi arusaadav. Hussar lohutab Isamaad ja Keskerakonda, et isegi kui Ülle Madise 11. augustil kandidaadiks saab, siis enne valimisi peab Madise kohtuma fraktsioonidega ja enda seisukohti ka kõnega valimispäeval tutvustama. Me peame vanematekogus leppima kokku ka selle, kuidas toimub presidendikandidaadi kuulamine fraktsioonide ees. Ehk siis, et ametlikult esitatud presidendikandidaadi kuulamine fraktsioonide ees, et me lepime kokku ka selle ja kuulamine Riigikogu ees leiab aset juba kandideerimispäeval ehk siis või valimispäeval täpsemalt siis. Ehk siis kindlustada viimased hääled või siis kõik ära rikkuda? Ma arvan, et need, kes jõuavad meil lõppvooru, on nii tugevad kandidaadid, et nad teavad täpselt, mida Riigikogu liikmetele öelda.